oleme südamearstidena praktiliselt igapäevaselt saanud telefonikõnesid oma patsientidelt erinevate muredega, kuid on 3 muret, mida me kuuleme kõikidelt telefonikõnedelt. Ja esimene küsimus on see, kas mina peaksin vaktsiini tegema. Teine küsimus on see, kas mina võiksin vaktsiini teha. Ja 3. küsimus on, kas mina peaksin midagi kartma. Südamearstina vastaksin, et südamehaiged on kõik koroonaviirusega nakatumise riskigrupis. Näiteks südamehaigused nagu südamepuudulikkus, kõrge vererõhk, erinevad rütmihäired, nende haiguste ja muude südamehaiguste puhul on koroonaviiruse vastane vaktsineerimine näidustatud ja mitte vastunäidustatud. Südamehaigus ei ole vaktsineerimise vastunäidustus. Mida vanem inimene, seda vähem on tegelikult vaktsineerimise kõrvaltoimeid ja seda rohkem on kasu vaktsineerimisest. Võtke eeskuju Inglismaa kuninganna Elisabethist, kes on 94-aastane ja kes on juba vaktsineeritud. Senikaua, kui meil on vaktsineerimata inimesi ja koroona läbi põdemata inimesi, on meil potentsiaalseid viiruse kandjaid ja potentsiaalseid viiruse levitajaid. Senikaua me arstidena näiteks ei saa planeerida tavapärases tempos uuringuid haiglaosakonnas ja senikaua ei saa ka kogu ühiskond naasta tavapärase elu juurde. Nädal peale teist vaktsiinidoosi on aga see kõik võimalik. Me ju kõik tahame tagasi normaalse elu juurde. Kas ei oleks tore suvel käia oma lapse või lapselapse kooli lõpetamisel, sünnipäeval? Kas ei oleks tore käia oma pere, sõprade ja tuttavatega kinos, teatris, restoranis? Seega loodame parimat, käime vaktsineerimas ja ootame põnevusega kohtumisi oma armsate inimestega.